tugevate meeste tööriistapood. Seedo kaubandus. Vaata ja soeta shop.seedo.ee. Tere kõigile jõuspordi austajatele. 2025. aasta Eesti kõige tugevamad mehed ja naised, alla 23-aastased rammumehed ja ka alla 105 kilo kaaluvad rammumehed selgitati välja sel aastal taas kord Tartus, kus toimus Tartu rammumees ja rammunaine 2025. Ja nüüd on kõigil televaatajatel võimalus näha, mis siis täpselt toimus, kes olid lihtsalt tugevad, kes veel tugevamad ja kes need Eesti meistritiitlid enda karikakappi trofeedeks said viia. Selle jaoks oleme teile valmistanud kokku lausa 4 saadet, kus vaatame neid kõiki 4 meistrivõistluste klassi eraldi. Ja eelmine nädal me alustasime alla 23-aastaste rammumeestega, kus nägime, kuidas Eesti meistriks tuli Markus Tank. Siis täna on võistlus tules kuni 105 kilo kaaluvad rammumehed. Kokku võistlus tules 9 meest Eestist, Lätist ja Leedust, nii et Balti special põhimõtteliselt võib öelda. Ja mina olen Tiit Loo ja minu kõrval on koha sisse võtnud nagu ka eelmine nädal ja ka järgmine nädal ja ka ülejärgmine nädal endine rammumees Markus Männik. Tere Markus! Tere Tiit! Kuule, jutt läks jube pikaks, et mehed juba teevad tööd siin. Jah, Arvo Kaljapolk on asunud rekat tõmbama. Täna vaatame siis hästi teraselt seda punast või oranži rada. Kõrval on roheline rada, kus võistlevad siis eelmise nädala U23 mehed. Et oranži raja peal Arvo Kaljapolk 8 tonnist rekat tõmbamas ja reka osutab suuremat vastupanu, kui Arvo vist arvas, et ta osutab. No Kaljapolk on ütleme nii, et jupp aega juba selle spordiga tegelenud ja mul on, kui mu mälu ei peta, kas ta mitte ei tulnud sinna võistlusele ka selle jutuga, et ta käis juba eile võistlemas? Jah, ta oli mingi kaitsevägede mingi crossfiti võistlusele lasknud ennast sisse rääkida ja kurnas ennast seal ära ja ei taastunud ära selleks võistluseks. Aga ei ole enam 25? Ei ole ja isegi mitte enam 35, et patrioodina ei saanud ta kõrvale jääda, et tuli ikkagi võistlema, et müts maha. Kuigi tegemist on väga legendaarse jõutõstjaga, kes minu andmetel on isegi olnud 2 korda MM-i pronks jõutõmbes. Vastab tõele. Et see mees on tõmmanud sellist 3-kordset kehakaalu üles, et neid mehi väga palju Eestimaal ei ole. Jah, ja kaitseväe tegevohvitser ka, nii et... Täpselt nii, aga jah, seekord tulemus jäi natuke tagasihoidlikuks, 4,3 meetrit, eks seal on... võib-olla see ala ei sobi talle kõige paremini ja väike väsimus ka sees, aga Kristo Rääbis kindlasti teeb hoopis teisest puust tulemuse, sest see mees ei ole crossfitil käinud eelmine päev. Aga kui Kristo kohta midagi öelda, siis tegemist on juba tituleeritud mehega, Eesti kõige tugevam DJ. Vaieldamatult. Ja nüüd on näha, et rekka liigub ja räägime selle jutu ka ära, et meil siin 2 rekkat korraga liiguvad, ei ole mõlemal pool ühes mastis võistlevad mehed, sellepärast, et eelmine nädal me vaatasime just seda rohelist rada, seal võistlevad U23 mehed ja põhjus on tegelikult ju väga selge. Saad uuesti rääkida, miks see nii on? Just, üks reka on natukene raskem, teine on kergem ja noorematele poistele on antud kergem reka tõmmata ja U105 siis oluliselt raskem. Et see on see põhjus, miks üks kategooria ei võistle korraga mõlemal rajal, lihtsalt, et oleks võrdne. Aga nüüd siis esimene võõrleegionär, Julius või õigemini Raivis Kintauts, jah, lätlane, kes on siin Eestis käinud võistlemas Tartus ka varem ja pigem jätnud küllaltki soliidse mulje, et siin nüüd rekka tõmbamine valmistas talle küll suurt raskust. Jah, et võistluskogemust peaks olema, et Champion-liiga U105 on ta 7. koha saanud eelmine aasta, et sellisel võistlusel käia, siis kindlasti ei ole tegemist nõrga võistlejaga või algajaga, aga lihtsalt võib-olla on asi selles, et see ala ei sobi või võib-olla ka seal mõni eelnev vigastus või reisiväsimus. Aga see on alles esimene ala. Aga räägi tehnikast, Markus, et... Jah, et näha on, et see köis väga hästi tal käes ei püsi, et keerab selle ümber käe, mis teeb iga tõmbe eraldi tõmbeks, et sellist köie lappamist nagu Kristo puhul nägime, et inertsi ei teki, iga tõmbe on eraldi nullist tõmme ja ka jalad on võrdlemisi madalale pandud, et need jalad võiks olla seal selle toe ülemise ääre peal, et saaks tagumikku madalamale ja see tõmme tuleks rohkem nüüd jala ja selja pealt, et mitte kui kätega ei tõmbaks.
aga võib-olla on just see tehnika see, mis temale sobib aga tulemus selline tagasihoidliku poole, et 3,4 meetrit hetkel siis kõige tagasihoidlikum tulemus. Ja teine lätlane Miks Pass järgmisena, no kindlasti kui tulles korraks veel tagasi Kintautsi tulemuse juurde, siis see tegelikult ajab selle võistluse nii-öelda rahvusvahelise võistluse kaardipaki korralikult segamini, sest Kintautsi võis vähemalt enne võistlust pidada päris kindlasti üheks nii-öelda Tartu rammumehe tiitli pretendendiks. No ja enne kui võistlus läbi ei ole, on kõik veel lahtine, et alles esimene ala, et see ei tähenda, et võistlus oleks nüüd luhta läinud, kui esimene ala ebaõnnestub, et siin on ennegi nähtud, kuidas tuuakse kastanid tulest välja ja tehakse ülejäänud alad väga-väga hästi ja viiakse kaardipakk uuesti segamini. Ma näeme, et Spass proovib siin ka igat erinevat pidi ja korraks tõusis uuesti sinna raami peale püsti, et siit jääb mulje, et Kristo Rääbisel on ülimalt hea haare, et tema tõmbas seda köit nii, nagu teeks ta seda iga päev ja ülejäänud mehed üritasid seda siis ümber käe keerata, et natukenegi pidamist oleks, et vaatame, mis ülejäänud mehed teevad, et kas asi on Kristo tugevuses või siis kolme ülejäänud võistleja mitte nii heas tugevuses. Aga nüüd leedukas Julius Kuntulis ja näeme, et Kuntulis saab samamoodi tegelikult selle rekka ikkagi väga kiiresti liikuma. Ja millele veel tähelepanu pöörata, et ta võtab selle köie sealt kuskilt poole pealt, et ta ei tule väga pikalt ette, et see tõmme tuleb sealt põlve kõrguse pealt, et kus jõud on kõige rohkem ja ilusti saab rekka liikuma. Ja, et sellest me ju tegelikult rääksime enne saadet ka, et ma televaatajatele nüüd siis saan seletada väga targalt, et mida Markus mul õpetas, mida see tähendab, et põlve pealt see tõmme tuleb. See tähendab seda, et kui keegi on jõusaalis kunagi teinud sellist harjutust nagu jõutõmme, siis sul on kõige rohkem jõudu ongi kuskilt sealt natukene ülevamalt poolt, kui siis nii-öelda varba kohalt tõmmates, et kui mida madalamal see raskus on, seda raskem on seda nii-öelda üles sikutada, aga kui ta juba üle põlved on, et siis ta tuleb nagu natukene kergemalt, et kas maakeeli seletades saime enam-vähem pihta asjad? Täpselt nii ongi. Et tahetakse, ja kui ongi kerge reka või kerge auto, mida tõmmata, ongi hea võtta hästi-hästi kaugelt see köis kinni, et esimene tõmme oleks pikk ja saaks kohe selle masina liikuma. Aga siin on teistmoodi. Siin on raske ja siin tuleks ta kõigepealt liikuma saada kas või kuidagigi. Ja selline lühike tõmme on ainukene selline efektiivne moodus seda võimalikult lühikese ajaga teha. Aga järgmine mees, Steven Sepp on ka küllaltki efektiivselt saanud selle rekka liikuma, aega kulub, Rääbise aeg läheb ära, aga tuleb hetkel siin teise tulemusega. Steven on ka juba 32-aastane, aga olnud ju kunagi Euroopa meistri jõutõstmises, juunioride arvestuses, kuni 90 kilo kaaluvate meeste arvestuses. Täna ta enam sinna paati kahjuks ei mahu, eks aastatega saab tugevamaks. Lihasid tuleb juurde lihtsalt. Just, et aastad tiksuvad ja kogemused tulevad ka ja rammumees on selline ala, kus kogemused on kõige hindamatum väärtus üldse, et ei näe neid väga noori võistlejaid domineerimas vanade vahel, et pigem ikkagi aastad on tähtsad. Ja aga nüüd Ulvar Vahter ja Ulvar on ka kindlasti see mees, kes siit tahab kõik nii-öelda karikad koju viia, U105 arvestuses ja on seda rekkat liigutamas väga-väga kiiresti. Eelmine aasta Ulvar kuni 105 kiloste arvestuses tuli küllaltki veenvalt Eesti meistriks ja kindlasti tahab ta seda tiitlit kaitsta. Ja kindlasti tuli ta seda kordama ja siin ta jätta seda lohakile seda tiitlit. Ja esimene ala ongi meil tehtud ja näeme top 3, kõik Eesti mehed. Ulvar Vahter, Kristo Rääbis ja Steven Sepp. Tugevate meeste tööriistapood. Seedo kaubandus. Vaata ja soeta. shop.seedo.ee. Lähme kohe edasi teise ala juurde, milleks on Apolloni kang. Ja juures oleval pillilt on juba näha, et on vaja võtta siuke kang, mis kõigepealt kaalub 85 kilo ja siis need raskused lähevad järjest aina suuremaks. Tõsta kõigepealt rinna peale ja sealt üles sirgetele kätele. Jah, vaadates seda 85 kilo ja kategooriat U105, siis see 85 kilo ei ole isegi mitte veel soojendusraskus, vaid pigem selline inventariga tutvumise raskus, et mehed teevad selle esimese ringi läbi, saavad mingigi tunde kätte ja ilmselt me näeme, et nii mõnigi võistleja jätab järgmisi raskusi järjest vahele, et ei tee igat katset kaasa. Just täpselt, et võistlejatel on võimalus ise valida enda nii-öelda stardiraskus
ja raskusi ka vahele jätta, et eks tegelikult sellel on ju ülilihtne loogika ka, et need mehed, kes lähevad siin alavõidu peale, lõpuks suuremate raskustega mängib juba päris suurt rolli see, et kas sa oled teinud seal 10 katset või 3. Täpselt nii ja mõnel võistlejale on vaja sellise väikse sammuga üles minna, teebki rohkem katseid, teisele võistlejale sobib minna sellise 20-kilose sammuga, et see on nüüd väga individuaalne, et ei ole olemas sellist ühte kindlat töötavat meetodit. Et Arvo sai 95 üles, arvestades tema eelmise päeva seiklusi, siis sealt iga üles tõstetud raskus on juba saavutus. Aga no vaieldamatult kõige ilusama tehnikaga mees on lätlane Miks Pass. Siin on kohe näha, et mis taustaga see rammumees on. Jah, teravad liigutused ja eks ta tehnika poolest Ulvarile kindlasti konkurentsi pakub ja ka kindlasti nende kilodega, mida kavatseb peakolle tõugata, et algus on väga palju lubav, et väga terav, väga tehniliselt puhas sooritus oli. Ja no 95 kilo siin ei ole veel kellegile eriline takistus, näeme, et esimesed Ulvar jätab vahele, Sepp jätab vahele, ka Gintauts jätab siis vahele 95 kilo ja liigume edasi 105 kilo peale. Just täpselt nii läkski, et ei kulutata ennast liigselt, et inventariga nüüd tutvus ära tehtud ja nüüd siis läheb võistlemiseks. Nii, Gintauts, kes siis esimesel alal jäigi viimaseks vist kohe päris, et kõigest 3,4 meetrit suutis seda rekkat liigutada ja tõenäoliselt oli talle see väikeseks üllatuseks, et see rekka nii palju kaalus. Aga tingimused on kõigile võrdsed. Kindlasti selline võistluse alguse ebaõnnestumine võib mõjuda hästi motiveerivalt, et järgmise alasid paremini teha ja tegelikult nii on, et kui sa esimest ala tegid ainult 3-4 meetrit, siis kindlasti sa oled ennast vähem kulutanud kui see mees, kes tegi seda 15 meetrit. No nii, Kaljapulk peab 105 kiloga siin päris korralikult tööd juba tegema. Apai! No, sellise raskuste üles tõukamine ei ole just tema leivanumber, aga mugavustsoonist väljas, aga tuli ära. Mees on rahul. Ja no siin oli nipa-napa, et tegelikult selle asendi fikseerimisega nägime, et pidi seal tegema ka väikse sammu. Päris paralleelselt nii-öelda võistlusalaga ei olnud, aga kohtunikud lugesid ära. Järgmisena Miks Pass? Jah, reegel on, et jalad peaksid olema siis selles lõpuasendis ühel joonel, küünarnukid, põlved lukus ja raskus peaaegu olla fikseeritud. Spassil see viimane liigutus on väga ilus, et seal tõenäoliselt kõigepealt tuleb piir ette sellega, et see Apolloni kang, mis teatavasti ei ole siuke täitsa tavaline kang, rinna peale saada sellesse positsiooni, kus te tõukama hakata, et see kang on ju Markus, sa võid rääkida natuke teistsugune kui tavaline kang, millega võib-olla jõusaalis mõni mees rinnalt surumist teeb. Just, et on mõnevõrra jämedam, täpsemalt siis 50 millimeetrit ja see kang ei pöörle ketaste suhtes. Et ei saa rinnale võttes käsi kiiresti sinna kangi alla keerata, et kogu kang keerleb ühes tükis. Et see teeb selle rinnale võttu keerulisemaks. Ja eks me sellepärast näemegi, et nii-öelda paljud ei tee niimoodi, nagu praegu tegi Kristo Rääbis, et ühe nii-öelda lihtsalt kõvaki endale rinna peal, et päris paljud nagu kas Pass pidid seda kangi 2-3 korda kantima, et ta sellesse positsiooni saada, kuhu nüüd ka Sepp ta sai küllaltki lihtsalt. Jah, mingi raskuseni ongi mõistlik võtta otse rinnale, mitte sinna vöö peale panna. Päris palju energiat kulub, eks? Jah, ja võibki nimetada seda siis ikkagi soojenduskatseks veel võistleja jaoks. Et see tipp jääb veidikene kaugemale. No Kaljapulgal oli 105-ga päris palju tegemist. No, see oli jah piiri peal, et kui ta siit 115 ka ära tõukab, siis see on üle ootuste. Aga mine sa tea. Ulvar Vahter jättis ka 105 vahele. Ahaa. Jah, siin juba rinnale võtuga juba on natukene probleeme, aga eks ta tunnetab, et suudab ja ikkagi julgeb veel proovida. Kui siin võistlejal katse ebaõnnestub, siis tegelikult on ainult kontrollaeg, milleks on siis 60 sekundit. Selle 60 sekundi jooksul võid selle kangiga võimelda nii palju, kui endal huvi on. Täpselt. Ei, täna mitte. Nii et Kaljapulga tulemuseks jääb 105 kilo. Ja no Spass on ka siin teinud nüüd
85, 95, 105 ja nüüd on juba 3. katse siis 100 või 4. katse õigemini, 115 kilogrammi. Ja, et ju talle sobib siis sellise väiksema sammuga minna ja rohkem tõsteid teha ja oli selline huvitav õhu sissevõtmise liigutus ja lõpuks tõuge ka. Ahah, ehk siis ühesõnaga üritas korraks seda kangi rinna peal natukene upitada, et õhk vahepeal otsa ei saaks, sest tal ongi ju tegelikult, kui nüüd kokku lugeda, teeb 3 liigutust, et see kang rinna peale saada. Jah. Ja kui õhk on kopsust selle 3 liigutusega täitsa juba välja pressitud, siis tühja kopsuga seda pressi ei tee. Oi, nägid, lihtsalt õlajõuga suruti lõpuni. No, siin kaameral tõmbas korraks kõhualt õõnsaks. Abimehed olid valmis. Et jah, ka selline tehnika on täiesti aksepteeritav, ja võib ka täiesti seda kangist suruda, ei peagi tõukama, aga üldiselt sellised head tehnikad on ikkagi, kus kasutatakse kogu keha, et jalga eelkõige, et seal kangile liikumine sisse anda ja käsi peaks selle liigutuse lõpetama. Ka Steven Sepp teeb tegelikult väga ilusa, mitte küll sellise kääri hüppava tehnikaga, aga harki hüppava või kumba pidi nüüd öelda, kumb on, aga tehnika igastahes on ilus. Jah, tehnikaid on erinevaid ja rammumees aksepteeritakse neid kõiki, et nii alla istumist, jõuspungi, lihtsalt surumist, kuidas iganes tehtav on, aga tehtud peab ta saama. No aga Kristo saab 115 kilo kirja ja nüüd enam otse üles ei läinud ja kohe tegelikult, kui see võib ka see koht olla, eks ju, et kui sa teed ühe tehnikaga 3 kordust ära ja siis nüüd suurema raskuse peal hakkad seal midagi muutma, seda üles kantima, et siis tundus, et see viiski natukene selle tõsterütmi tegelikult välja. Seal võib asi ka selles olla, et ta võib-olla ei olnud valmis, ei keskendunud nii palju, sest tema jaoks võib-olla ei ole see raskus veel selline maksimumi lähedane, et läks lihtsalt kordust ära tegema, aga jah, tuli väike selline värin sisse, aga kindlasti Kristol on veel jupp maad minna oma maksimumini. Siin näeme, et vihm on vahepeal hakanud sadama ja siis on loomulikult ülioluline, et see tõstepõrand oleks võimalikult hea pidamisega, eriti siukse tehnikaga mehel nagu on Miks Bass, kes hüppab parki, et kui seal natukene jalg libiseb, siis on vigastus väga lihtne tulema. Absoluutselt, et tasub ettevaatlik olla, et nalja siin ei ole. Igasugused raskused pea kohale ja kui nad on libedad, siis jällegi samamoodi sellist õhu sissevõtmist tõuget. Jah, sisuliselt, siin jälle natukene kaameramees oma inventaarist nii palju ei hooli, et võtab järgmise, kui üks puruks läheb. Igatahes Spass, ma nüüd lugesin kokku, et kui tahta võib neid liigutusi seal isegi 5 tükki lugeda kokku enne seda päris tõuget nii-öelda. Nii, rinnale, käe keeramine. Kas see oli ka liigutus? Nii. Ei, kuntuliselt tundub 125, nüüd ikkagi läheb natukene paljuks. Aga rinnale tuli üsna ilusti, et ta eelmise korraga ilmselt pressis oma selle õla tühjaks juba. Täiesti võimalik, jah, see oli lõpusurumisega sooritus, nii et kindlasti need järjest tõsted mõjuvad. Ja ega siin tõstete vahel on pausid päris väikesed. Me näeme, et Ulvar Vahter on endiselt 85 kilo peal. Et temal teistpidi võib see paus nüüd jääda siin ikkagi ka võib-olla natuke liiga pikaks, et 40 kilo juba on juurde tulnud. No, Ulvari puhul on tegemist väga kogenud võistlejaga ja ma olen enam kui kindel, et ta teab väga täpselt, mida ta teeb ja kuna ta välja tuleb. Et Ulvar jah, naljalt ühtegi liigset liigutust ei tee, et sellepärast tasubki tal silma peal hoida ja temalt õppida, et väga-väga targalt võistleja. Kristo Rääbis 125 kilo peal. 115 peal mäletame, et natukene rapsis seal tõesti. Aga 125... see oleks palju, see oleks ilusti. No tõenäoliselt, Markus, tuleb tõdeda, et sul oli lihtsalt õigus, et see 115 oli veel maksimumist nii kaugel, et seal ei olnud 100% keskendumist ja tänu sellele raskus on piisavalt suur, et kui ikkagi natukene seal tehnika laguneb, siis võib midagi pahasti minna. Just, aga nägid, mida Ulvar tegi. Kang põhimõtteliselt ei jäänud hetkeks ka seisma, liikus ühe hooga rinnale ja kohe tõuge ka järgi, et siit käis ikka Ulvaril jõud ikka mäe kõrguselt üle. Aga juba 130 kilo Apollo peal, et hakkab sellise huvitavaks minema. Nii, 3. liigutus. Nüüd kas võtab kopsu õhku täis ka? Aga vaata, õlg on nii toonuses, et ega 130 kilo rinnal ei tulegi, et Kang on kätte peal üleval.
jah, täpselt, et käed lihtsalt ei tule nii palju allapoole, et just, et see keha on nii kummis. just, et seda nagu väga tihti ei näe, et eriti selle kaalu meeste juures. Aga jah, Spass on tegelikult ka lühikest kasvu, et koos siis Kaljapulgaga kaks kõige lühemat meest, ühel Kaljapulgal 1,72 m, Spass 1,73 m. Nii, kas nüüd midagi nüüd juhtus? Ja tundub, et natukene sai tõesti Sepp siin haiget. No väike lonkamine tuli, siis see loodetavasti kas jalast või seljast? Eks me näe, mis ta edasi teeb. Nii, aga Kristo oli juba 130 kilo käes. No Kristo on siin teinud ka väga palju katseid. Ja nii, see oli tehtud katse ja üldse mitte raskemalt kui 125. Et tundub, et Kristol on ka päris hea hoog sees. No nii, Kintauts. 130 jättis vahele. 125 on kirjas temal. Eks ta proovib vist esimese ala ebaõnnestumist siit nüüd kuidagi moodi kompenseerida. Ja 135 peale minna, siis seal peab midagi õlas olema ka, et oi, selline tõuge. See oli selline klassikaline, ta on küll Läti võistleja, aga minust Leedu koolkonna Apollo tõuge, kus puusast tuleb selline nõks. Ja natukene nagu rohkem, justkui vähemalt visuaalselt tundub, et läheb see palk, ütleme, pea kohal rohkem selja taha. Ja surutaksegi puusast tõuge ja siis lastakse ülakeha natuke tahapoole kaldu, et imiteerib natuke sellist kaldpinal surumise liigutust, aga see kõik jääb nii kiiresti ja sujuvalt, et jääb sellise ikkagi kangi tõukamise muljene. Spassile on 135 liiga palju. Ei tule enam see raskus üles. Kuigi oleks arvanud, et see ei ole tema maksimum veel. Eelnevate katsete järgi öeldes, aga ju siis nii on. Kristo 135 üle on. Ei, kas, ja loeti ära? Jaa, see oli üleval. 135 kilo üleval. Nii, nüüd Ulvar Vahter. 130 jättis ka tema vahele. No, tundub, et peab ka tema siin pingutama. Väike lõpu surumine. Aga nüüd ei oskagi öelda, et kas see oli nüüd lihtsalt selline natuke ebakindel katse või juba maksimumi lähedane? No minu silmale tundus ikkagi küllaltki maksimumi lähedane see katse olevat. Eks see järgmine ring kohe ütleb meile, et kui 140 peale minnakse, et mis ta siis sellega teeb. Ja 140 peale jätkavad siis 3 meest. Vahter, Rääbis ja nüüd Kintauts. No Kintauts jättis 135 peale ikkagi väga kindla mulje. Jättis küll, jah. Aga nüüd on päris palju pidanud vaeva nägema, et seda raskust ülesse saada. Jah, rinnaluvõtt ei tule tal väga sujuvad, aga see tõuge, see oli... Seal on varu veel. On, kui keegi selle rinnale aitaks. Just. Nii, Kristol 140 kilo. Ei mäletagi, et Kristo oleks sellist raskust varem pea kohale saanud. Võib-olla lihtsalt kehv mälu, aga igal juhul väga muljetavaldava raskuseni jõudnud. No siin on täpselt see koht ka nüüd, et Kristo on kindlasti teinud rohkem katseid kui Ulvar. Ja rohkem ka kui Kintauts, et Ulvar on vist üldse teinud 4 katset või 3, pigem 4. Ei siiski 3, ma isegi mõtlen praegu, et ei 85, 125 ja siis 135, et Ulvar on teinud 3 katset ja... Kristo siin tõvab nüüd joone alla, et siit edasi ei lähe. Nii, aga jätkuvalt 140 kilo kangil ja vaatame, mis Ulvaril veel varrukas on. No kui vaadata, mis Ulvaril endal nagu näkku on kirjutatud, siis tundub küll, et ise ta päris kindel ei ole endas. Aga Ulvar on ka täpselt selline spordimees, kes mitte kunagi alla ei anna. Absoluutselt mitte. No nii, 140 kilo. Ja on üleval. 140 kilo on üleval. Just, et... Wow, kus see nüüd tuli? No jah, et kes võistlust vaatamas käisid, siis teadsid, et Ulvar on selline vend, kes nii-öelda alati annab endast maksimumi ja kui keegi tahab näha Ulvarit veel võistlemas, siis tegelikult
2 nädala pärast, kui meil on eetris meeste, nii-öelda suurte meeste saade, siis Ulvar ju tegi seal samamoodi teise võistluse veel otsa. Et eks see juba annab tunnistust natukene sellest, et kui palju mees tahab võistelda. Et sellist suhtumist iga päev ei kohta, et väga äge võistleja. No nii. Natukene järel surumist, aga on 40 kilo üle kehakaalu ka, et kui see käiks ka üles nagu 100 kilo, siis oleks midagi väga kahtlast. No ja nüüd lähevad tegelikult nende katsete pausika ju väga väikeseks. Just, ainult 2 meest. Enne oli võistlus tules 7 meest, seda pikem paus, sai seal raskusi ka vahele jätta, siis nüüd on 2 meest ja ütleme, siin on 2 katse vahel Ulvaril võib-olla ainult paar minutit. Aga ei, 145 on natukene liiga palju, nii et alavõit läheb siin Gintautsile ja 140 kilo põhjal tegelikult võis seda ka eeldada, et see tundus olevat küllaltki maksimumi lähedane. Aga mis see nüüd üldarvestusel teeb, et kuna esimene ala Raivisel väga hästi läinud, siis siit tõusis hetkel 4., aga endiselt Ulvar on liider ja päris soliidse eduga. Ja nüüd siis võistluse selgroogu murdev ala ja nagu juures oleval pildilt juba näha on, siis nii-öelda selle raami tassimise ajal läksin ikkagi päris märjaks. Just, et keegi ei kurtnud, et liiga palav oleks võistelda. Et väga õnnetult lausvihmas selline keeruline ala, kus libe metall konstruktsioon peab siis käte peal püsima, et väga palju kurja vaeva nähti, et see metall oleks kuiv ja võistletel igati ohutu ja tulemused tuleksid ikkagi väärilised. Ja raami raskus kokku on 220 kilo. Kaljapulk tuleb, aga raskelt. No lisaks sellele, muidu me tavaliselt näeme, et mehed eks ju teevad magneesiumiga kokku nii raami kui ka enda käed ja seda siis selle pointiga, et libiseks see metall vähem. Aga kui vihma sajab, siis see vist ei toimi. Siis see magneesium on hoopis see, mis teeb selle kõik veel keerulisemaks. Ta läheb libedaks ja tekibki selline kiht nagu peale, mis sealt siis maha libiseb. Vahekiht käe ja raami vahel. Just. Aga on näha, et ikkagi käiakse ja võimalik teha on, et mis siis, et vihma sajab. Jah, et nagu eelmine nädal, Markus, sa ütlesid, siis tegelikult on vähemalt see, et see libedus seda ala siin tegelikult väga ohtlikuks siiski ei tee. Et kui siin midagi libiseb, siis kukub see raam maha ja ainukene, kes kannatab, on see Tartu nii-öelda tänavakivi aktsiaseltsi sillus, mis seal punast värvi ilusalt on. Just, et raam on piisavalt lai, et ei saa ka varbad kuhugi konstruktsiooni alla jääda, et selles mõttes on tegemist hea alaga, et püüame ikkagi mehed terveks jätta platsi peal. Aga vaata, nüüd on see moment, et kus Spas täpselt enne 45 meetrit pani selle raami maha ja tal on tegelikult oli aega veel 20 sekundit. Kristo, kes tuli tagant poolt, kõndis mööda. Tegelikult Kristol oleks veel aega võtta see raam sülle ja mõni samm tagasi ka teha, aga tundub, et seal oli kops oli lihtsalt nii koos, kui vähegi olla saab. Seal jättis mees kõik ikkagi raja peale. Ja nüüd Ulvar. Et Ulvar Vahter tegi nüüd seda, mida me oleme näinud tegelikult, et on teinud ka varem. Et mingil põhjusel talle see raami tassimine üldse ei sobi. Et võtab valesti sülle, kopsust õhk välja ja hingata vahepeal ei saa, siis liiga kaugele see selle raamiga ei kõnni. Nägime, et sisuliselt pilt kottis pärast 10 meetrit. Täpselt nii, et päris ohutusala loomulikult ei ole, aga jah, sellist õnneks näeb seda väga harva, kui mõni võistleja niimoodi hapniku puuduses ära kustub. No võistluse mõttes tegelikult ju teeb see kogu asja ülipõnevaks, et me ootasime väga, et see Gintautsi ja Ulvar Vahteri ütleme, duell võiks siin olla lõppkokkuvõttes ja tänu sellele, et lätlasel ebaõnnestus esimene ala ja nüüd Ulvaril ebaõnnestus 3. ala, siis me võime selle duelli endale ikkagi saada. See tasavägistab küll seda võistlust ja natukene on Ulvarist kahju, et ta selle enda jaoks nüüd või ka kõigi vaatajate jaoks selle võistluse nii põnevaks tegi. Ja mida me näeme, et Steven Sepp pärast eelmise ala vigastust siin 3. alas enam tegelikult starti ei tulnudki, nii et jätkame 6. Tugevate meeste tööriistapood. Sedo kaubandus. Vaata ja soeta. shop.sedo.ee
aga meie võistlus jätkub. Kuigi selgroog on veel võistlusel murtud, siis 2 ala on meil veel ees ootamas ja nendest esimene on Fingal Fingers, mis on saanud oma nime Sotimaalt. Mida see Fingal seal täpselt tähendab? Enne tegelikult arutasime, ega keegi päris täpselt ei tea, küll kuskil Soti mägede vahel, võib-olla keegi oskab natukene täpsemalt seda meile lahti seletada, aga üks asi on selge. See on selline ala, mis ütleme niimoodi, nõuab päris tugevat närvi, sest kui eelmine ala ei olnud ohtlik, siis see ala kindlasti seda on, eriti vihmas. Just, ja tugevat närvi ka abimeestel ja pealtvaatajatel ja kohtunikel ka, et kui see tõstetav raskus hakkab allapoole tulema vaba languse kiirusega, siis seda ikka naljalt ei peata. See raskus on 102 kilo. See raskus on 102 kilo ja enne oli just õige moment, kus oleksime saanud korraks taaskord teha seda, et jääme korraks täiesti tasa. Siis tegelikult ka publik ikkagi väga selgelt tunnetas, et see on päris ekstreemne värk ja ohtlik. Ja siis publik jälgis seda võistlust päris suuresti haudvaikuses. Ja Ulvar Vahter tegelikult on ju ülikeerulises seisus. Võistluse liider, aga samas ta peab tegema seda ala esimesena tänu sellele, et eelmisel alal ta sai viimase koha punktid. Ehk siis näeme, et siin ikkagi pidi päris korralikult mürgeldama ka ja õlale natukene haiget tegi. Ma nüüd ei teagi, kas ta tegi Apolloga või nüüd selle Fingersiga, aga jah, õlas ta kinni hoidis ja õnneks sellel võistlusel rohkem õlajõudu proovile panema ei pea, et ilmselt järgmise alasid see ei tohiks segada. Nii, Arvo Kaljapulk. Ulvar tegi muidugi väga võimsa tulemuse ette, et 4 kordust 50 sekundiga, 50,04, kui olla täpne, ja kontrollaeg ongi ju tegelikult 60 sekundit. Kaljapulk ütleb ei. Täitsa kuitu, tuletame meelde. Kordame üle, Kaljapulk 43-aastasena otsustas, et teeb siis sellise täisportliku nädalavahetuse 2 võistlust järjest. Ja ega ta pärast võistlust ju tunnistas ise ka, et võib-olla ei olnud maailma kõige targem otsus ikkagi seda CrossFiti värki teha. Jah, et kui ikkagi rammume ja jõu tõstmise juurde. Toetan sinu mõtet. Sekundeerin. Aga jah, spordimehena ja kogenud spordimehena hindas oma hetke jõudu täpselt nii, nagu ta hindas ja otsustas loobuda ja ma arvan, et targasti tegi. Aga ja Kuntulis nägime siin, et pidi ka ikkagi päris korralikult tippima ja selle raskuse all kõndima. No, korraldaja ei ole teinud seda üldse mitte lihtsaks võistlejate jaoks, et hoolimata sellest, et palav ei ole, vihma sajab, siis tegemist ikkagi suure raskusega ja ei ole väga laialt levinud ala, et jah, seda on tehtud varasemalt, aga ei ole selline vähemalt Eesti rammumeeste võistlustel väga iga aasta nähtav ala. Et kui me räägime mingit kohvrite kandmisest või kivide tõstmisest, siis see on selline ala, mis kohe tuleb silmad ette, kui räägitakse rammumehe spordist, aga see ala on kindlasti paljudele võistlejatele ka mitte väga palju harjutatud ala. Nii, 1 kordus jääb Puntulisele, miks Pass, lätlane on järgmisena siiamaani teinud soliidse võistluse. Ja kas Pass on siis pikkust 1,73 m. Kindlasti on lühikene pikkus päris lühematel meestel päris palju raskem seda palki teha. Kindlasti. Et see juures olevalt kaadrist on eriti hästi näha, et kui sa nüüd oled 2-meetrine, siis sul käed on lihtsalt sõna otseses mõttes pool meetrit kõrgemal kui Spassil seal ja see jõuõlg, mis rakendub nii-öelda su kätele, raskus on midagi hoopis muud. Aga esimese korduse saab Spass kirja ja tundub, et läheb tegema teist veel. Abimeestel on ka natukene ikkagi, ei. Jah, et 20 sekundit enne kontrolli lõppu juba loobus, et ju sai aru, et ei ole mõtet. No ja kui esimene kordus 26 sekundit, siis tõenäoliselt seda teist kordust kiiremini kindlasti ei tee. Ei, kindlasti läheb ikkagi väga napiks. No nii, Kristo Rääbis samamoodi siiamaani teinud väga head võistlust. Ja Kristolt ootaks päris head tulemust, et liigset massi tal ei ole, võhma tundub olevat piisavalt. Pikkus on ka päris korralik. Just, et ja läheb heas tempos, 2 kordust on tehtud siin, kukub see lühikene näpukene alla 25 sekundi maha, ehk siis väga lihtne matemaatika näitab, et kui sama tempoga Kristo suudab jätkata, siis on ta Ulvarist natukene kiirem, aga nüüd see kolmas kordus läheb väga raskeks. Oi, kuidas on vaja seal töötada varvaste peal, see on ots mõttes kikivarvul, et no see on nii piiripealne värk. Aga 15 sekundit lõpuni ja saab aru, et ei ole mõtet sinna rohkem energiat kulutada, et selle 15 sekundiga enam viimast kordust kirja ei saa.
aga mida suudab Raivis Kintaut, see on nüüd suur küsimus. Seda vaatame me kõik, aga igaks juhuks tuletan ka meelde, et kohtunikud võtavad iga korduse järel ka eraldi kontrollaja, et kui võistlejad teevad võrdselt kordusi, siis see, kes on need kordused need kiiremini, saab ka paremad punktid tabelisse. Ja see aeg on meil siis ka tabelis näha, et Ulvar Vahter 4 kordust 50 sekundit, Kristo Rääbis 3 kordust 43 sekundit ja Spass on saanud 1 korduse kirja, Kuntulis on saanud 1 korduse kirja. No läheb päris reipalt läheb siin tegelikult ka Kintauts. Et ja. Küllaltki samasse auku on see aeg. Seda võhma on ja jõuab tööd teha. Nii, 3. kordus on tehtud alla 40 sekundi. No tundub, et Ulvari aega siit ikkagi ületada on keeruline. See läheb kohe täis 2-1 ja Ulvar võtab siit alavõidu. Ja Kintaut saab ka 4 kordust vaatamata sellele kirja. Aga väga täpselt aega, et otsustas ikkagi pärast 3. kordust edasi töötada ja tasus ära. No eks see on võib-olla natukene osa ka sellest, et kui sa võistled võõral maal, et siis seal aega on nii vähe, et seda 5 sekundit kaotada selle peale, et hakata nüüd küsima, et kas ma pean seda katset tegema või mitte. Kindlasti. Et tal oli ikkagi tegelikult väikene lootus veel, et kui teha väga-väga kiiresti siis alistada nii-öelda ka Ulvari aeg, aga seda ei juhtunud. Me oleme jõudnud märkamatult, Markus, viimase alani ja enne viimast ala on tegelikult siin olukord meil ikkagi väga-väga põnev, et 3 meest võivad minna võidu peale. Ulvar Vahter, Kristo Rääbis ja ka tegelikult on Kintaut siis tõusnud suurde mängu sisse. Me alustame tagurpidises järjekorras, ehk siis kõige esimesena tuleb Arvo Kaljapulk ja Kaljapulk, kes siin ütleme nii, et mida ala edasi, seda rohkem on nii-öelda ära väsinud, peab nüüd tegema kindlasti ühte ala, mis ei ole tema lemmik. 1,72 m on pikkust ja 1,70 m peale on vaja tõsta 90-kilone kivi. Ja siin on juuresoleval pildilt on hästi näha, et mida selleks siis teha on vaja. Et nüüd saab võtta selle kivi veel õla peale. Seda on isegi valus vaadata. Aga me lihtsalt Kaljapulk, ma mäletan ise ka seda olukorda seal, et kus küsisin pärast Kaljapulga käest, et mis sa seisid seal 40 sekundit kivi all ja ootasid, et kas kasvab pikemaks või mitte. Aga no ei, me näeme, et siin on vahepeal 55 sekundit, et siuke kivi õla peal hoidmise Eesti meister U105 arvestuses on Arvo Kaljapulk, aga ei, ta ikka seda, no lihtsalt jääb pikkuses puudu. Seekord jääb pikkuses puudu, pole midagi teha. Jah, seekord läks niimoodi, aga jah, kui konditsioon on õige, siis Arvo võib neid kive väga-väga hästi tõsta, et kas just pedestali arvestusse, aga siiski jah, selge jalg on tugev, nii et, aga see selleks. No nii, Julius Kuntulis, vaatame, kuidas lõpetab võistluse tema. No aga tema on küllaltki lühikes kasvu, 1,79 m pikkust. Täpselt sama palju kui mina, ei saa öelda lühike, see on keskmine, selle kohta ütleme juba keskmine kasv. Ja see on täpselt see pikkus, mis on vaja, et seda ütleme esimesele poodiumile siis tõsta. Jah, et sul on kindlasti need kivid endal ka peale tõstetud seal võistluste Markus, vaatame võistlus käib. Pole siin vaja, minu kividega pole vaja hetkel uhkustada. Aga päris tublisti teeb siin leedukas. Jah, ta täitsa üllatas selle Apolloga ja kivides ka üldse ei tee mitte kehvasti, et küsib küll aega, 15 sekundit on lõpuni, et ikkagi liigub nende kividega. 140 kilo nüüd, 120 kilo on üleval. Et alati tuleb arvestada ka sellega, et kui kaugemalt võistlejad on tulnud, et kuidas on selle reisiväsimusega ja kõige muuga, et on üsna tavaline, et kodumaal võisteldes tehakse oluliselt paremaid tulemusi kui kuskil võõrsil. Koduväljaku eelis on selle nimi, aga vaatamata sellele hea, et Julius Kuntulis tuli, nägi ja tegi ja tegelikult tegi sümpaatse võistluse. Jaa. No nii, et Spassil on pikkus 1,73 m, esimene kivi läheb üles ilma suurema raskuseta. On täitsa võimalik tõsta, jah. Ka teine kivi. Praegu Kuntulise aeg on meil ees 43,12. Tundub, et see aeg tehakse nüüd üle. Nii on. 3 kivi aeg saab ikka mäe kõrguselt üle tehtud. Ja kas nüüd läheb ka 140-kilone kivi? Oi, see on nüüd rohkem kui 35 kilo üle kehakaalu ja see lihtsalt ei tule sülle enam.
Oleks arvanud, et ikkagi 140 veel ära tõstab, aga ju siis on nii. Kivid pannakse omadele kohtadele ilusti tagasi, eks see on ka abimeestele selles suhtes natukene lihtsam. Mida vähem neid kive üles tõstetakse, seda vähem on vaja neid pärast ka alla võtta, et see on ju tegelikult veatu loogika. Et ometigi nad võistlejaid ikkagi innustavad ja tahavad, et nad neid rohkem tõstaks, et endale tööd juurde teeks. Nüüd on otsustavad momendid, et kui Eesti meistrivõistluste arvestuses võib päris kindlalt öelda, et Ulvar Vahter läheb võidu peale ja ka Kristo Rääbis lähevad võidu peale, siis seal Eesti meistritiitlit jagama, siis kas Gintauts suudab siin Tartu rammumehe karika arvestuses mingit pulli veel korraldada ja tempo on selleks lubav, tempo on selleks palju lubav. Alla 20 sekundi on 3 kivi üleval, 140 kilo läheb ka ikka, no väga lihtsalt praegu on tegemas siin väga head viimast ala. Et 140 kilo tõstmisel ja tuleb ka 160. Massi ei tekkinud veel. Ja 180. Ja üle 20 sekundi on aega ja tuleb ka see sülle ja läheb ka see ülesse. Väga Raivis Gintauts. Welcome to Estonia. Et see oli küll nüüd natuke üllatav, jah, et ei arvanud, et nii hästi panev. Aga viimased 2 meest. Kristo Rääbis, Ulvar Vahter. Kõigepealt Kristo Rääbis. Nii siit mingi väike valearvestus. Ja näeme, et juba 10 sekundit on Kristol tegelikult kulunud esimese kiviga. Me võime tegelikult päris kindlalt öelda, et Gintautsi aega enam üle ei olegi võimalik teha, sest Gintauts sisuliselt tegi 6 ideaalset tõstet. Just. 20 sekundit 2 kivi peale. No siin on vaja tempot tõsta. Vähemalt 5 kivi on vaja ülesse saada. No siin juba 3. kivi oli selline, et tahtis näppu sinna vahele panna. Seda ei tohi, ja need vead on nii kerged tulema, et kui oled selle kiviga seal peaaegu tasakaalu kaotamas, siis proovid igalt poolt abi saada. Aga 4. kivi on üleval. 15 sekundit jääb kohe aega. 160-kilone kivi tuleb sülle. Tundub, et see on täiesti tõstetav. Aga kas see tuleb nüüd ka ülesse? Op. Ei. Täna mitte ja aeg saab kohe läbi, nii et no ei jää palju puudu, et 160 kilo tuli Kristole sülle ka, aga pikk võistluspäev ja võib öelda, et Kristo võib-olla tegelikult kulutas ennast ka kõige rohkem nendest esimesest 3 mehest. Nii Apolloni Kangiga, kui tundus, et kõikide aladega nii-öelda pidi ennast andma kogu aeg täieliku maksimum, tühjaks ära. Oli tõesti näha, et midagi varrukasse seal ei jäänud. Aga Ulvar, vaatame, mis on Ulvaril varuks. No varuks on see, et kivide tõstmisel lendab särk maha. See on juba klassika ja näeme, et siin abipersonal, kuna vihma sajab, siis tegelikult ka see teeb Ulvari tööd siin natukene keerulisemaks minu arust, kui ma õigesti mäletan, siis kui Raivis Gintauts oma liigutusi tegi, siis korraks oli see vihmasadu jäi järgi. Aga no vaatame, kõik on Ulvari kätes, välja arvatud ilm. Esimesed 2 kivi on päris kiiresti üleval, alla 10 sekundi. Ja praegu läheb väga ilusti. Natukene on seal see sättimise aeg. No praegu on siin kõik veel võimalik. Ai, nüüd natukene mõttepaus, aga 20 sekundit jämeda. Aga see ilusti peale, sealt erilist ajakaotust ei tulnud. 160 tuleb ka ilusti sülle. Läheb Ulvar. Ja väga kindlalt. Aeg on. No nii, kas Ulvar Vahter suudab veel alistada Gintautsi? 180 kilo sülle tuleb väga ilusti. Sülle tuli küll väga ilusti. Ai, nüüd vajub kuidagi platvormis kaugemal hoopis. Ja nüüd on juba liiga kaugel. Aeg on juba läinud. Gintautas aeg on läinud. Eks Ulvar, olgem ausad, ta ise teadis, et tal on vaja siin minna nii-öelda mitte väga kontrollitult, vaid ikkagi täiesti maksimaalse tempo peale seda tegema. Ja kui tal oleks olnud aega, ütleme 60 sekundit teada, et saab rahulikult teha, siis oleks läinud võib-olla see ka 180 kilone kivi. Aga kui on vaja alistada 43 sekundit, siis mitte. Ja mida see tähendab? Üldarvestuse tabel on meie ees. Raivis Gintauts, kes pärast esimest ala oli viimane, on nüüd Ulvar Vahteriga võrdsete arvude punktidega võitja. Ja kui te küsite miks, siis tegelikult väga lihtne. Viimane ala otsustab. Kes võidab viimase ala võrdsete arvude punktidega, on üldarvestuses samuti võitja. Aga vaatamata sellele, et üldarvestuses rahvusvahelisel võistlusel teine koht, siis Eesti meistritiitel tuli Ulvar Vahterile sellegi poolest. No Markus, aitäh sulle, et aitasid kommenteerida ja oli väga põnev võistlus. Esimesed 3 meest 1 punkti sees.
jah, sellist asja iga päev ei näe ja Kristo jäi Ulbarist maha vaid 1 punktiga, et üldse mitte kaugele, et väga-väga põnev. Mida see tähendab? Esiteks seda, tänaseks on saade läbi, me kohtume taas järgmisel nädalal, aga kindlasti järgmine aasta võib U105 arvestus olla eriti mõnev. Meie omalt poolt täname, kohtume järgmisel nädalal. Tugevate meeste tööriistapood. Seedo kaubandus. Vaata ja soeta shop.seedo.ee